Tere tulemast ja suur rõõm teid tervitada Haridus- ja Noorteameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi veebiseminaril. Tänase veebiseminari teema on õppimiskohustuse reformi toetavad infosüsteemid. Jagame olulist ja praktilist teavet selle kohta, kuidas erinevad digilahendused aitavad kaasa õppimiskohustuse paremale jälgimisele ja täitmisele. Mina olen Kadi. Nüüd seminari jooksul kuuleme 4 sisukat ettekannet. Kõigepealt annab meile ülevaate õppimiskohustuse ja hariduse infosüsteemidest Külli Solo, õppimiskohustuse reformi projektijuht. Seejärel tutvustab Marko Mölder, EHISe peaekspert, õppimiskohustuse andmeid EHISes. Kolmandana räägib Tiina Talts, SAIS-i tootejuht, põhikooli lõpetajate avalduste esitamisest ja vastuvõtuprotsessist SAIS-is ning lõpetuseks toob Kairit Peekmann, Haridussilma projektijuht, meieni ülevaate Haridussilmast kui koolipidaja töölauast. Aitäh, et olete meiega ja loodetavasti saame täna üheskoos teadlikumaks. Seminar on meil kestusega 1,5 tundi ja küsimuste tekkimise korral ootame küsimusi vestluse aknas. Ja nüüd, Külli, sõna on sul, palun. Tere! Juhatan tänase seminari sisse ülevaatega õppimiskohustuse reformist ja hariduse infosüsteemidest. Mis siis muutub? Koolikohustuse mõiste asendub mõistega õppimiskohustus ja see toob kaasa muutuse nii kohustuse sisu kui ka vanuse ulatuse osas. Õppimiskohustus algab 7. eluaastast ja kestab siis nüüd 18-aastaseks saamiseni. Ja õppimiskohustuse ea tõstmine tähendab kohustust jätkata õpinguid ka pärast põhihariduse omandamist. Seadus jõustub selle aasta 1. septembril ehk õppimiskohustusega seonduvad muudatused hakkavad kehtima kõigile 2026. aastal põhikooli lõpetajatele. Kõik Eestis elavad noored, ka välisriigi kodanikud peavad jätkama õpinguid kuni keskhariduse või kutsehariduse omandamiseni. Ja õppimiskohustus loetakse täidetuks ka siis, kui noor omandab keskhariduse või kutsehariduse enne 18-aastaseks saamist. Õppimiskohustuse reformi katuse all toimuvate tegevuste eesmärk on toetada iga õppija haridustee jätkumist peale põhikooli. Eesmärk on tagada kõigile õpilastele võimalus omandada keskharidus ja või kutseoskused ning vähendada ka väljalangevast kutse- ja üldharidusõppest. Eesmärgiks on, et kõik põhikooli lõpetajad leiavad endale sobiva õppekoha, mis tagab neile tulevikus sobiva töö ning loob ka harjumuse edaspidi pidevalt õppida ja ennast täiendada. Haritud noorel on elu lihtsam, tehakse teadlikumaid valikuid ja kui tööturule sisenemine on valutum, kui on omandatud üldpädevused ning vajalikud teadmised, oskused, kui noor on omandanud kutsehariduse, kutsekeskhariduse või gümnaasiumihariduse, jääb edasine haridustee avatuks ka tulevasteks õpinguteks. Haridusvaldkonna arengukavas oleme riigina kokku leppinud, et meie sihiks on saavutada 2035. aastaks olukord, kus 90% 20–24 aastastel on vähemalt keskharidus. Siht on vähendada ka põhihariduse järel õpinguid mitte jätkavate noorte osakaalu alla 5% ning tagada, et kõigil noortel oleks võimalus omandada kas keskharidus või kutseoskused. Õppimiskohustuse reformi üks olulisematest tegevustest on kutseharidusreform. Kutsehariduses hakatakse rohkem tähelepanu pöörama üldainete õppimisele, luuakse hariduskeskused, õppekavad viiakse kooskõlla tööandjate ootustega ning üha enam pööratakse tähelepanu ka tulevikuoskuste arendamisele. Kutsehariduse reformi raames avatakse sügisel 12 uut 4-aastast õppekava. Näiteks saab õppida ehitustehnoloogiaid, logistikat ja laokorraldust, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat. Ja uuendatud kutsehariduse õppekavade lõpetajatel on võimalus jätkata õppimist kõrghariduses või suunduda tööturule. Kutseõppeseaduse kohaselt asendub senine kutsevalikuõppe ettevalmistava õppega. Ettevalmistava õppemääruse eelnõu koostamine hetkel käib ning varsti algavad ka õppekavade koostamised, kuhu kaasatakse nii eksperdid nii kutseõppest kui üldharidusest. Hariduskeskuste loomisest räägin paari slaidi pärast, kui tulevad jutuks õpirajad.
Selleks, et iga noor teaks õpiradade valikut ning leiaks oma võimetele vastava õpitee, on oluline koolides toimuv karjääriõpe. Üldhariduskoolide õppekavadest võib karjääriõpet leida mitmest kohast. Esiteks kuulub põhikooli ja gümnaasiumi õppekavadesse spetsiaalne karjääriõpetuse õppeaine. Teiseks on riiklikes õppekavades üheks läbivaks teemaks elukestev õppe ja karjääri kujundamine. Toetamaks õigusaktides sätestatud ja õppekavasid on loodud mitmed abimaterjalid ja ka teenused, mis toetavad koole karjääriõppe sisustamisel. Koostati sel kevadel just koolidele karjääriteenuste korraldamiseks juhend ja koostöös sihtrühmade huvigruppidega toimus piirkondlike karjäärimudelite teenuse disain, mille baasil koostati karjääriteenuse kujundamise pädevuste mudel ja need materjalid on kättesaadavad nii Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel kui Harno veebilehel karjääriõppe. Ka Töötukassa pakub toetust karjääri ja ka õpiradade kujundamisel. Töötukassa veebis olev on abiks nii koolidele kui ka noorele, kes ei tea, mida teha, siis ta saab seal katsetada eri teid läbi küsimuste, saada vastuseid ja näha erinevaid võimalusi. Samuti on inglisekeelsete erinevate materjalidega Euroopa tööriistakast abiks nii õpilastele, õpetajatele, koolidele kui ka lapsevanematele, et edendada kaasavat haridust ja ennetada koolist väljalangemist. Selleks, et tugevad noored oleksid motiveeritud ja toetatud, jätkavad kool ja kohalik omavalitsus senise kohustusega seirata ja tagada vajaduspõhiselt hariduslik, sotsiaalne, majanduslik tugi õppimiskohustuse täitmiseks. Et kõik noored oleks märgatud, tuleb koolil ja KOV-il teha tugevat koostööd probleemide ennetamiseks. Ja õnnestumiseks on regulaarne koostöö pere, kooli ja kohaliku omavalitsuse spetsialistide vahel igapäevane. Oluline on jagada ka omavahel pidevalt paremat praktikat ja kogemusi. Koole, KOV-e ja eelkõige noori toetavad ka ligi 110 noorte heaolu spetsialisti ja 21 koordinaatorit, kes toimetavad üle Eesti kohalikes omavalitsustes. Et eesmärgiks on, et iga noor saaks vajadusel abi ja tuge, et noor ei alahindaks ega ka ülehindaks oma võimeid ning oleks teadlik ja motiveeritud, leidmaks just talle sobiva õpitee peale põhikooli. Selleks, et noor põhikooli järgselt oskaks valida endale sobiva kooli ja suuna, on oluline koolipoolne varajane toetus karjääritoe pakkumisel. Kutsehariduses valikud laienevad, tulevad juurde rakendusliku gümnaasiumi õppekavad ja 2025. aasta sügisest siis ka uued kutsekeskhariduse õppekavad ning ettevalmistamisel on uued teise ja kolmanda taseme kutseõppekavad. Tõhustatud ja eritoe õpilastele on vajadusel lisaõppevõimalus senise põhikooli juures. Kui noor ei suuda pärast põhikooli lõpetamist siiski valikut teha või jäävad kõik uksed esialgu suletuks, on võimalik liikuda 2026. aasta sügisest ettevalmistavasse õppesse. Gümnaasiumidele ja kutseõppekoolidele lisanduvad 2026. aastast uued hariduskeskused, kus siis tänased kutseõppeasutused kujundatakse järk-järgult ümber, kus saab omandada nii kutseharidust kui ka rakenduslikku gümnaasiumi haridust. Nii et ühes hariduskeskuses on võimalik valida kas rakenduslik keskharidus või kutseharidus. 4-aastase kutsekeskhariduse õppekava läbinud saavad lisaks ametioskustele ka korraliku üldkeskhariduse, millega nad saavad kandideerida edukalt nii tööjõuturul kui ka kõrgkoolidesse. Õppimiskohustuse seaduse muudatuste paketis muudeti põhjalikult haridusseadust, põhikooli gümnaasiumiseadust, kutseõppeasutuse seadust, kuid lisaks muudeti ka paljusid teisi seadusi, sealhulgas töölepingu seadust, koolieelsete lasteasutuste seadust. Kõiki neid seaduse muudatusi aitab paremini mõista seletuskiri, mis on väga põhjalik, koosnedes 82 leheküljest ja link on toodud siin slaidil. Et pärast veebiseminari saab slaididelt nende linkide juures olevate materjalidega põhjalikumalt tutvuda. Oluline on võtta just koolil ja kohalikul omavalitsusel ka aeg vaadata üle need muudatused oma kooli või ka koolipidaja vaatest ning ka omavahel need muudatused igapäevases koostöös läbi rääkida. Kevadel jõustusid õppimiskohustuse reformi toetavad haridus- ja teadusministri määrused riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ning kooli vaheaegade osas.
Lisaks muutuvad ka mitmed Vabariigi Valitsuse määrused, mis on hetkel eelnõu staatuses, kuid peaks saama lähiajal ka kinnituse Riigikogult. Ja muuhulgas muutub ka Eesti hariduse infosüsteemi ehk EHISE põhimäärus. EHISE põhimääruses tehakse muudatused, mis võimaldavad infosüsteemist teha märke õpilase kohta, kui õpilane on väljalangemisohus. Ja põhikooli järgsete õppijatele ühtse keskse vastuvõtu tagamiseks lisatakse EHISE põhimäärusesse peatükk 7 sisseastumise infosüsteemi ehk vastuvõtuandmete alamregistri kohta, kus on siis kirjas SAIS-i eesmärk, andmete koosseis, nende esitamine, kasutamine ja nii edasi. Ja oluline on, et 1. märtsiks 2026 oleks koolide vastuvõtukorrad kooskõlas SAIS-i võimalustega, aga sellest räägib siis edaspidi lähemalt Tiina Tälts. Kõikide muutuvate seaduste ja määruste kohta on viited ka õppimiskohustuse veebilehel. Teen siin kiire ülevaate ka infosüsteemides toimunud ja ka toimuvatest muudatustest. Nagu EHISE põhimääruse muudatustes juba rääkisin, hakkab toimuma seire õppimiskohustuse mittetäitmise osas kogu õppeaasta vältel kooli poolt siis EHISEs ning kohalik omavalitsus saab sellekohase info haridussilma töölaual. Ja ühtne vastuvõtt toimub siis läbi SAIS-i 1. märtsist 31. augustini ja 1. septembrist kuni 1. märtsini siis aastaringne vastuvõtt vabadele kohtadele, kus tuleb siis esitada vajalikud dokumendid otse kooli. Ja siin tuleb appi haridusportaal Edu, kus õpilane saab alla laadida oma põhikooli lõputunnistuse. Õppeinfosüsteemis Tahvel on andmed kutsekoolide ja kõrgkoolide õppekavade, õppeainete, õpilaste, õpetajate, soorituste ja muu kohta ja seal on uuendamisel ka kutsekeskhariduse õppekavad. Vaatame korraga peale järgmise aasta ehk 2026. aasta kevadel toimuvale põhikooli lõpu ja vastuvõtuprotsessile. Et siin on siis aluseks põhikooli ja gümnaasiumi seadus ja kutseõppeasutuse seadus, kus siis sätestatakse, et põhiharidusega õppimiskohustusliku lapse vastuvõttu korraldab kool 2026. aastal SAIS-i kaudu. Vastuvõtt, sealhulgas jätkuvastuvõtt, peab siis olema lõpetatud hiljemalt 31. augustiks. Aga hakkame pihta 1. märtsist. 1. märtsiks on koolides vastuvõtukorrad uuendatud ja kooskõlas SAIS-i võimalustega ja hiljemalt 16. mail kell 23.59 lisab kool põhikooli eksamite tulemused EHIS-i. Ja 17. mail liiguvad põhikooli eksami tulemuste andmed SAIS-i. Ehk õpilane ei pea enam vastuvõtuprotsessis oma lõpueksamite andmeid edastama, vaid need on SAIS-is olemas ja liiguvad juba seal olemasolevale õpilase avaldusele. 1. juunil on aastahinded stuudiumis või e-koolis väljas ja EHISesse liiguvad aastahinded peale õppenõukogu. Ja SAIS-i liiguvad andmed, kui antakse välja lõputunnistus. 19. juunist algab õppekoha pakkumine. Kool ei tohi pakkuda õppekohta enne, kui on veendunud, et õpilane lõpetas põhikooli. Kutsekoolid ja gümnaasiumid teevad õppekoha pakkumise ja õpilane peab otsustama 3 päeva jooksul pakkumise saamisest, missuguse õppekoha valib. Need kohad, mis vabanevad, pakutakse teistele kandideerinutele, kes siis omakorda otsustavad 3 päeva jooksul. Ja tuleb silmas pidada, et alla 18-aastane ei saa loobuda kõikidest õppekoha pakkumistest. Ta peab valima vähemalt ühe. Ja 30. juuni on siis põhivastuvõtu lõpp ja 15. juuli avavad koolid SAIS-is järelkonkursid vabadele õppekohtadele, mis toimuvad siis kuni 31. augustini. Nii et 1. septembril on teada, kes on noored, kes ei ole kandideerinud või kes ei ole kuhugi sisse saanud. See info õpilase kohta, kes ei kandideerinud või ei saanud kohta, jõuab haridussilmas ka KOV-i spetsialisti töölauale. Samuti tuleb EHISest KOV-i töölauale haridussilmas info vabade õppekohtade kohta. Ja KOV-i määratud spetsialist viib siis kokku noore vaba õppekohaga. Kui KOV-is ei ole sobivat õppekohta, siis tehakse koostööd teiste KOV-idega õppekoha leidmiseks oma õpilasele. Ja selline tegevus toimub siis aastaringselt. Aastaringne ehk 1. septembrist 1. märtsini toimub ka ettevalmistuv õppevastuvõtt ja vabadele õppekohtadele kandideerimine. Ja sisseastumine toimub siis väljaspool SAIS-i ehk õpilane saab teha väljavõtte Edu haridusportaalist koolile sisseastumiseks vajalike andmete väljavõtmiseks ja esitab need paberil või digitaalselt siis kooli. Nii. Et
kogu vajalik info siis õppimiskohustuse reformi osas, nii seadusloome, vastuvõtud õigusaktid, juhendid, veebiseminarid leiate siis Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt õppimiskohustus. Lehe leiab, kui avalehel olles klikata alajaotusele üldhariduse noored ja loomulikult tuleb nii-öelda Google'i otsinguga ka õppimiskohustuse lehte välja. Ja seal on ka minu kontaktid, nii et olen tänulik kõikide küsimuste ja ettepanekute eest. Võtan neid kogu aeg tänuga vastu. Et aitäh siis praegu minu poolt. Edasi siis tutvustavad minu head kolleegid EHIS-est, SAIS-ist ja Haridussilmas nendes toimunud ja toimuvaid muudatusi. Nii et annan praegu siis sõna edasi EHIS-e peaekspert Marko Mölderile. Palun, Marko. Aitäh. Ma keskendun siin EHIS-e poole pealt nüüd kahele teemale. Üks, see, mis puudutab väljalangemis- või tähendab õppimiskohustus. Üks on siis, esimene on siis õppimiskohustuse mittetäitjad ehk siis need lapsed, kes peaksid koolis käima, aga ei ole ühegi kooliga seotud. Ja teine on uus asi, on siis väljalangemisohus olevad õpilased ja nende andmete haldamine ehk niinimetatud varajase märkamise juhtumid. Ja nüüd, kui selle sama õppimiskohustuse eelnõu kooskõlastamise raames toodi välja nende mõlema teema puhul või peeti hästi oluliseks infovahetust kooli ja KOV-i vahel ja peeti seda oluliseks takistavaks teguriks täna, siis EHIS nende kahe teema osas võtab siin või hakkabki siis seda ülesannet täitma. Ehk siis seda EHIS-e ülesanne nii nende osas, kes koolis üldse ei käi, ei ole ühegi kooliga seotud või on väljalangemisohus. EHIS-e ülesanne on vahendada andmeid kooli ja omavalitsuse vahel. Ehk siis tagada seda, et tekiks nende mõlema juhtumi puhul siis selline tervikpilt nii koolile kui omavalitsusele. Et saada need andmed nii-öelda siis liikuma. Nüüd esimesena tahtsin rääkida nendest, kes koolis ei käi, ehk siis, et õppimiskohustuse mittetäitjatest. Õppimiskohustuse mittetäitjate ehk siis vanas mõistes see koolikohustuse mittetäitjad, nende andmed on ka täna tegelikult olemas omavalitsusele EHIS-e väljundites. Mis tuleb nüüd juurde, on see, et me neid samu EHIS-e andmeid hakkame projitseerima ka Haridussilma töölaua aruannetes või siis laiemalt see KOV-i töölaud. Ja mis vahe neil on ja miks me seda nagu mitmes kohas teeme, on see, et EHIS-es, et me ei saa jätta nii-öelda vaakumisse neid, kes igapäevaselt EHIS-ega tegelevad. Et me pakume ühelt poolt neile, kellele EHIS on tööriist, kes EHIS-esse midagi sisestavad, saavad täpselt samad andmed, mis tegelikult Haridussilmas kuvatakse. Lihtsalt vahe on selles, et kes on rohkem harjunud, kes tegeleb igapäevaselt EHIS-ega, saab sealt väljunditest need andmed. Ja kes igapäevaselt EHIS-ega ei tegele, aga tahab seda suurt pilti, siis mõlema teema osas ja ka teiste aruannete osas näeb seda siis omavalitsuse töölaual. EHIS-e väljundid. EHIS-e väljundis kuvatakse siis andmeid 7–18 aastaste kohta, kes ei õpi siis üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses. Seejuures siis sõltumata sellest, kus see kool asub, millise omavalitsuse territooriumil. Mis on nüüd uus asi? Jälle selle sama koolikohustuse või selle õppimiskohustuse mittetäitjate osas on see, et omavalitsusel on võimalik ise EHIS-esse selle isiku juurde märkida andmed selle kohta, et see pere või laps on lahkunud välismaale.
ehk siis ta ei ole ühegi kooliga seotud, ta on rahvastikuregistri järgi omavalitsuse laps ja tema kohta on tuvastatud, et ta on lahkunud välismaal ja õpib välismaal. Ja seda saab siis, täna on võimalik seda ainult läbi EHIS-toe kanda EHIS-esse, edaspidi saab seda teha omavalitsus ise. Ja sedasama märget koos selle kuupäevaga kuvatakse siis nii EHIS-e väljundites kui haridussilma aruannetes. Et see on nüüd see muudatus. Kui laps vahetab elukoha KOV-i või saab 18, ehk siis, et ta ei ole enam õppimiskohuslane või selle nii-öelda vana KOV-i mõistes, siis teda enam aktiivses nimekirjas ei kuvata, aga ajaloos on ta alles. Ehk siis, et ta ei kao kuhugi, on võimalik tuvastada seda, et ta oli minu omavalitsuses, ta ei täitnud õppimiskohustust, aga tema juures on siis need lisaandmed. Sai 18-aastaseks, on see põhjus, või vahetas elukohta. Ja lisaks me siis kuvame nende puhul, kes üldse koolis ei käi, tema viimase EHIS-ele teadaolevalt siis viimase pooleli jäänud õppimise andmeid, kus ta õppis, mis selle andmete sisu oli, mis tugiteenuseid ta sai ja lisaks siis lapsevanemate kontaktandmeid rahvastikuregistrist. Ehk siis, et need, kes üldse koolis ei käi, nende kohta tekib selline terviklik aruanne. Nüüd see teine plokk on nüüd täiesti uus asi. Ehk siis, et see varajase märkamise või väljalangemise ohus õpilaste andmete haldamine EHIS-es. Põhikooli gümnaasiumiseadus määratleb väljalangemisohtu 3 kriteeriumi kaudu. Kes on siis üldse need, keda see puudutab. Esimene on siis põhjusede puudumine vähemalt 2 järjestikuse nädala jooksul, õpivõlgnevused ja 3. on siis õpetaja või siis tugispetsialistide hinnangud, et see laps vajab täiendavat tuge. Ja nüüd, kui need 3, seda hindamist tehakse regulaarselt, seadus näeb ette seda, et seda tehakse 1 kord kuus, vähemalt 1 kord kuus õppeaasta jooksul. Ja nüüd, kui selle kuu jooksul, tähendab selle hindamise jooksul need 3 kriteeriumi on täidetud, siis äkki see näitab korraks tagasi, vabandust, siis on koolil kohustus, kui need kõik 3 kriteeriumi on täidetud, siis on koolil kohustus viia läbi täiendav hindamine ja rakendada siis vajalikke lisameetmeid, mis on PGS-i paragrahv 36 lõige 4 toodud. Et kas tal on vaja muuta näiteks individuaalset õppekava või midagi muud. Ehk siis, et neid läbi siis toemeetmete seda olukorda parandada. Nüüd edasi, kui kooli rakendatud meetmed ei anna tulemust ja kool on kõik oma võimalused ära kasutanud, siis sellisel juhul või ta ei saa lihtsalt lapsevanemaga enam kontakti, siis on tal võimalik kaasata kohalik omavalitsus. Ehk siis, et see ja nüüd tuleb tegelikult alles EHIS mängu. Ehk siis see, et koolil, et ühtepidi tekivad koolile kohustused kord kuus hinnata seda, kas nii-öelda see, et kes on väljalangemisohus, rakendada talle siis tugimeetmeid ja kui need ei anna tulemust, siis on võimalik kaasata kohaliku omavalitsuse appi. Ja nüüd EHIS-e kontekstis, mis see tähendab, see protseduur, ma olen siin punktide kaupa selle välja toonud, tähendab see tegelikult ainult seda, et kool algatab siis selle väljalangemisohus oleva õpilase juhtumi. Algatab selle juhtumi
ja lisab selle juurde algatamise kuupäeva. Nüüd, mida EHIS teeb? EHIS nüüd teavitab sellest juhtumi loomisest omavalitsuse töötajad, kellel on siis EHIS vastavad õigused ja kohustused, kes siis tegeleb kes on omavalitsuses määratud siis tegelema õppimiskohustuse teemaga. Nüüd EHIS-es me kuvame omavalitsuse töötajale selle juhtumi kohta erinevaid andmeid. Ehk siis, et see on see koht, kus me tegelikult võtame need erinevad andmed selle õpilase kohta kokku. See, mis tuge ta on varem saanud, mis on tal need tänased õppimise andmed, kas tal on olnud ka varem nii-öelda neid väljalangemisohu juhtumeid, et kas ta on ka varem nii-öelda käinud, kas need väljalangemisohu juhtumid on ka varem olnud ja millega need on lõppenud. Pluss siis on juures alati ka lapsevanema kontaktandmed. Lapsevanemate või siis täpsemalt öeldes esindusõigusega isikute andmed. Nüüd, mis edasi saab? Kool on kõik oma võimalused ära kasutanud ja algatanud juhtumi. EHIS on teavitanud sellest omavalitsust. Edasi on omavalitsusel kohustus see juhtum nii-öelda menetlusse võtta. Ja see tegelikult tähendabki seda, et ta muudab lihtsalt selle juhtumi staatust, valib sealt juhtumi staatuseks menetluses ja lisab selle kuupäeva. Ja EHIS teavitab sellest automaatselt kooli, et KOV on menetlust alustanud. Ehk siis, et ta ei jää kuhugi vahepeal rippu. Ja need teavitused lähevad siis nende vastavate kasutajate e-posti aadressidele. Ja neid teavitusi me näitame ka EHIS-is endas. Nüüd, kui juhtum lõpetatakse, siis lisabki KOV sinna juhtumi, muudab jälle juhtumi staatust ja lisab selle lõpetatud staatuse ja juurde kuupäeva. Ehk siis, et see tundub esialgu nagu hästi võib-olla keeruline, aga tegelikult on siin ainult 3 etappi, ehk siis, et kool algatab, omavalitsus võtab menetlusse ja omavalitsus lõpetab. See vahe staatus menetluses ongi vajalik selleks, et koolil oleks kindlus, et omavalitsus on selle kätte saanud ja selle juhtumiga tegeletakse. See on nüüd sellised üldised põhimõtted. Nüüd võiks siit edasi minna. Ja sellega muidugi on palju detaile seotud ja neid me kirjutame lahti EHIS-e juhendis ja kindlasti augustis ka infokirjades. Need päriselu juhtumid on keerulisemad. Seesama laps võib vahetada selle aktiivse juhtumi jooksul nii kooli kui omavalitsust või ainult kooli või ainult omavalitsust. Et sellisel juhul me praegu midagi selle vana omavalitsuse või kooli jaoks kinni ei pane, ära ei peida, need jäävad talle näha, aga sinna andmetesse lisandub siis selline juhtumi juurde see, et kust on näha, et ta vahetas kooli, vahetas omavalitsust või sai 18 või asus välismaale õppima. Et need asjad on näha, et me automaatselt midagi ei sule või tähendab ise ei sulge ja ei lõpeta. Mida me teeme ja kus me sekkume, on ainult seesama esimene punkt, ehk siis, et kui ta vahetab omavalitsust ja kool jääb samaks, ainult see kombinatsioon, et siis me suuname selle juhtumi, mille see kool algatas, uuele KOV-ile lahendamiseks. Ja vanale koolile on see näha, et on vahetanud omavalitsust. Et see on nüüd ainuke selline erisus, kus me natukene kuhugi sellesse protsessi sekkume. Et muus osas me neid andmeid jagame. Ja nende juhtumite kohta siis nii kool kui omavalitsus näevad täpselt samu andmeid.
tekibki juhtumi ajalugu erinevate andmetega, erinevate lisaandmetega, mis taustaks vaja on. Ja mõlemale poole on see üks pilt nii-öelda kogu aeg näha. Ja kuidas saab andmeid esitada? Kool, kellel on õppeinfosüsteem, saab kasutada EHIS-e X-tee teenuseid. Kellel ei ole või õppeinfosüsteemis ei ole liidestust, saab kasutada kas siis EHIS-e kasutajaliidest või siis neid samu andmeid laadida XML-failiga. Omavalitsuste jaoks me praegu oleme näinud ette ainult selle võimaluse, et nad saavad neid andmeid lisada, neid staatuseid siis muuta läbi kasutajaliidese. See tähendab, et andmete sisestamist ja lisamist EHIS-esse teenusega hetkel teha ei saa. Kui see vajadus ja võimekus tekib, siis me oleme kindlasti valmis seda sinna juurde tegema. Aga see puudutab nüüd ainult andmete esitamist EHIS-es, nii-öelda selle juhtumi andmete haldamist, nende staatuste muutmist. Kui ma ütlen veel, millest me just enne ka alustasin, et EHIS-t ja EHIS-e väljundeid peaksid kasutama need, kes niikuinii EHIS-t kasutavad ühe või teise või kolmanda ülesande jaoks. Need, kellel ei ole EHIS-ega kunagi olnud pistmist või nende jaoks on see täiesti uus asi, siis nemad pigem peaksid neid ülevaateid vaatama ja saama haridussilmast, kus on täpselt samad andmed, aga on lihtsalt visuaalselt paremini hoomatavad. Ma arvan, et EHIS-e nende kahe teema kohta praegu minu poolt kõik. Aitäh, Marko! Ja nüüd saab sõna meil Tiina Talts, kes on siis sisseastumise infosüsteemi tootejuht. Palun, Tiina. Tere! Ma kohe katsun jagada ka oma ekraani. Nii, kas tuli nähtavale? Väga hea. Mina räägin siis sisseastumise infosüsteemist SAIS. Suurele osale praegu täiskasvanud inimestele on SAIS juba tuttav asi, sest kutse- ja kõrgkoolidesse sisseastumine on käinud SAIS-i kaudu juba mõnda aega. Küll aga nüüd, kui tuli otsus, et ka gümnaasiumid liituvad SAIS-iga, siis ei jäänud meil muud üle, kui tuleb teha või teeme uue SAIS-i. Uus platvorm, uus väljanägemine, uus kood seal taga aga põhifunktsionaalsused jäävad suhteliselt samaks. Et on asju, mis lisandub tänu gümnaasiumite vajadustele ja see et meile, kuna see koormus nii palju suureneb, siis läheme üle mikroteenustele, et kellel on teadmisi ja kogemusi varasema SAIS-iga ja tema jõudluse probleemidega, siis uue SAIS-i puhul meil on väga suured ootused, et see asi hakkab toimima natukene lõbusamalt. Nii, aga alustame siis sellest pihta, mida see SAIS meile siis näitab. Kui nüüd juhuslik inimene tänavalt või huviline vanaema või huviline ajakirjanik läheb SAIS-i lehele, siis mis ta seal näeb? Kui koolid on oma konkursid seadistanud, nii nagu oli eelnevalt juttu, et põhikoolijärgse õppe jaoks on ette antud kõigile üks ühtne kuupäev, ehk siis 1. märts, milleks konkursid peavad olema valmis ja püsti, siis on see info SAIS-is olemas ja konkursi seadistamisel saab kool siis kirjutada sinna tutvustuse nii õpitava eriala kohta või siis ka oma kooli eripära. Ja kui gümnaasiumitel on suunad, siis need suunade tutvustused ja kõik selle. Mida saab siis igaüks lugeda
enne kui ta üldse SAIS-i sisse logib. Täpselt samamoodi on ka vastuvõtukorrad ja ajad näha, kõikide koolide kontaktid ja meil on ka olemas avalduste vastuvõtu statistika. See küll hõlmab ainult jooksvat aastat või käesolevat aastat, et läbi ajaloo ei saa vaadata, küll aga käimasolevate konkursside pealt saab vaadata seda, kui palju kuhu avaldusi on juba laekunud. Nii, kuna gümnaasiumid enamus ei ole SAIS-is konkursse seadistanud, siis räägin sellest, millised need võimalused meil on. Esimese asjana tõin välja selle, et SAIS-is on võimalik koolitöötajatele õigusi jagada vastavalt profiilile. See tähendab, kõik ei saa kõiki teha või kõik ei pea kõiki teha saama. Vastuvõtutöötaja, kes lihtsalt avaldusi menetleb, ei pea saama konkurssiseadustusi muuta ja nii edasi. Et see on iga kooli oma teha, kellele millised õigused, kui palju ta annab. Kui nüüd siis õigustatud inimene läheb sisse, siis saab tema hakata seadistama konkurssi. Ja konkurss, mis SAIS-is siis üles pannakse, peaks vastama täpselt vastuvõtu eeskirjadele. Selleks me kindlasti teeme ka hulga infopäevi siin nii sügisel kui varatalvel järgmine aasta, et aru saada, millised on koolide soovid ja vajadused ja tutvustada neid võimalusi, mis SAIS-is on olemas, et need vastuvõtukorrad oleks kooskõlas sellega, mida tegelikult ka teha saab. Nii. Jah, enne oli sellest juttu, et inimesed saavad lugeda, mida kool on kirjutanud. Ühesõnaga, kool saab teha endale selle koha pealt reklaami, et kirjutada oma konkursi andmetesse tutvustav reklaamiv tekst, miks õppur peaks tulema just tema kooli, mis see talle annab ja nii edasi. Ja ühtlasi ka kogu kandideerimiseks vajaminevate juhiste kirjeldused. Et kui mõni kool soovib, et õpilane kirjutaks CV, et siis ka selgitus, mida oodatakse sellelt CV-lt. Või kui on tegemist näiteks kunstikallakuga kooliga, kes tahab portfooliot, siis ka kirjeldus, mis seal portfoolios sisalduma peaks. Siis, kui konkursi seadistamine läheb edasi, on võimalus koolil seadistada katseid. Vestlused on ka katsed. Vestlus on üks katseala tüüp. Katseid saab seadistada mitut moodi ja neile katsetele saab määrata aegu, saab lasta kandidaadil aegu valida ja on võimalus teha ka selles mõttes seosega katseid, et näiteks lubada järgmisele katsele ainult teatud hulk kandidaate või mingi eelneva katse teatud punktide peale läbinud isikuid. Seega mänguruumi on päris palju. Ja katsete juurde käib ka katseprotokoll, kuhu siis pannakse tulemused. Tulemused saab sisestada, tulemusi saab avalikustada veel enne, kui siis käivitada katsetulemuste pealt konkursipunktide arvutamine, et seda saab teha mitmes erinevas etapis. Aga ka nii tulemuste teavitamine kui punkti või see protsendi järgi ümber arvutamine, kõik käib SAIS-is automaatselt. Nii. Kui kool on konkursi püsti pannud, siis vastuvõtutöötajal on õigus ka lisada avaldusi kandidaadi eest. Kui õppur pöördub kooli ja ütleb, et tema ikkagi kuidagi logida sisse ei saa, siis see funktsionaalsus on olemas. Samamoodi saab siis koolitöötaja täiendada kandidaadi avaldust, kui kandidaat tema poole pöördub sellise sooviga ja menetleda just selles suhtes, et kui automaatkontrollid tuvastavad
avalduse juures mingeid häireid, mingeid puudujääke, et tal ei ole mõnda teatud küsitud hinnet või mõnda muud asja, siis koolitöötaja ehk siis vastuvõtutöötaja peab sellega tegelema ja saab seda siis menetleda, vajadusel lisada kas siis asendustulemuse või kirjutada, et korras me ignoreerime seda häiret ja lubame ta kandideerima. Ja ühtlasi saab siis kool esitada kandidaatidele erinevaid küsimusi või küsida kandidaatidelt faile, mille alusel siis vastuvõtuotsuseid tehakse. Küsimuste puhul võib olla ka lihtsalt näiteks statistikat, et kuidas saite infot meie kooli kohta, aga ka seda, et millist võõrkeelt oled õppinud ja soovid edaspidi õppida või siis see, et kas vajad ühiselamu kohta. Ühesõnaga, kõikvõimalikke küsimusi saab kohe avalduse peal ära seadistada ja kandidaatidelt need vastused pärida. Nii. Kui need avaldused on esitatud ja menetlus käib, siis saavad koolitöötajad saata välja ka grupiteateid, filtreerides avaldusi teatud tunnuste alusel või siis igale kandidaadile ükshaaval saata saisist välja teade tema avaldusega seoses, kui tal on mingeid dokumente puudu või on mingi muu põhjus tema poole pöörduda, siis seda saab teha otse avalduse pealt. Üks oluline asi, mille olen toonud siin välja, on see, et SAIS-is teostatakse automaatkontrolle. Et see põhiosa kontrollist, kas avaldusel on täidetud kõik kohustuslikud lahtrid, kas kõik andmed vastavad nõuetele, kui on seadistatud miinimumkriteeriumid, näiteks, et ei lubata kandideerima neid, kellel on põhikooli lõpueksamitest alla 50% ehk siis riiklik eksam läbi kukutud, siis saab niimoodi seadistada, et automaatkontroll lükkab need kandidaadid automaatselt konkurentsist välja ja nendega ei pea enam tegelema. Nii, ja ühtlasi kõik need konkursipunktid, millele on antud, mis on avalduse peal siis olemas, olenemata sellest, kas nad tulevad registrist või on nad sisestatud siis katseprotokollina või lisapunktidena. Kõikide nende pealt arvutatakse siis need konkursipunktid vastavalt sellele, kuidas konkursi seadistus on tehtud, millised on ühe või teise kriteeriumi osakaalud. Et mingit käsitööd ei ole. Ja selle juurde kirjutasin ka selle, et uuendada pingeridasid reaalajas. See tähendabki seda, et kui muudatused avaldusele sisestatakse või protokolli ja kinnitatakse, siis see arvutus toimub reaalajas. Ja need pingeread muutuvad kohe. Kui muudate ühte inimest, siis ta liigub eraldi. Kui muudate paljusid, siis muutub kogu pingerida. Nii. Panin siia sisse ka selle teate või viite, et SAIS kontrollib vajadusel tasuta õppimise õigust. See käib küll pigem täiskasvanutega, kes tulevad kõrgharidusse või kutseharidusse, aga ka kutsehariduse madalamatel tasemetel võib olla selliseid kandidaate. Koos põhikooli lõpetajatega satub võib-olla ka sinna selliseid varasemaid õppijaid, kes on oma tasuta õppeõiguse ära kasutanud. Ja kui see kontroll on ilusasti sisse lülitatud, siis SAIS annab selle teate, et jah, sellel inimesel võivad olla väga ilusad punktid, aga tal ei ole õigust tasuta kohale. Nii, kui nüüd on punktid sees, pingeread korras, siis jõuab kätte aeg hakata märkida vastuvõetuid. Vastuvõetute märkimisel on kaks võimalust. Kas siis etteantud kriteeriumite puhul saab süsteemile öelda, et märgi näiteks 20 parimat. Või kui on lävend, siis märgi kõik, kes on ületanud 75 punkti. Või teine variant on see, et ükshaaval. Valides ise pingereas märkides ära.
eriti tuleb see ükshaaval märkimine mängu siis, kui hakkavad tekkima vabanenud õppekohad. Et eelnev, kellele on pakutud, ütles ära, tema koht jäi vabaks, te pakute selle järgmisena. Siis on võimalus koolil teha nii avaldustest kui protokollidest ja pingeridadest väljatõkke. Tulevad ka päringud. Praegu meie USA siis neid veel ei ole, aga järgmiseks aastaks on olemas. Ja teha erinevaid väljundeid siis Excelisse ja Excelit saate teha siis statistikat, vaadata, kust koolist teile kõige rohkem kandidaate on tulnud ja muid selliseid analüüse. Et sa ise pingerida või neid niisugusi analüüse ei tee, aga päringutega saab info välja võtta ja siis, kui ta on Excelis, siis saate vastavad analüüsid teha. Ja ära märkisin ka selle, et olemasolevaid konkursse ja katseid saab kasutada uute konkursside ja katsete loomiseks ehk siis kopeerida olemasolev ja teha selle peal muudatusi, et ei pea alati nullist hakkama. Et seal on päris palju lahtreid, mis tuleb ära märkida, et kui te olete juba eelmise puhul suure töö ära teinud, siis saab võtta eelmise aluseks ja selle ära kopeerida. Nii. Ja natuke veel täpsustuseks, et millised on siis need seaded, mida kool saab märkida. Esiteks vastuvõtuperioodid. Esimene üldine vastuvõtt põhikooli järgsesse õppesse on kõigile ette antud samad kindlad kuupäevad. Aga järelvastuvõttude juures on vabadus praegu oluliselt suurem. Nii et selles mõttes saab kool siis ise panna sisse need kuupäevad, millal avaldusi vastu hakatakse võtma, millal siis tuleb õppurile anda teada ka oma otsusest ja millal see asi siis päris lõplikult lukku läheb. Ja kindlasti kutsekoolidel on aeg-ajalt ka talviseid vastuvõtte, mis on täiesti teisel perioodil. Et mõnikord võib olla see, et õppur, kes jäi sügisel välja, saab veel talvises voorus kuhugi õppima, kuigi enamasti need talvised vist on natuke kõrgema taseme kutseõppe konkursid. Aga infoks annan selle ära, et siis on teada, et selline võimalus on. Konkursi juures saab ära märkida kool, kas vastuvõtt toimub kindla vastuvõtu arvu põhjal, vastuvõtu lävendi põhjal või kasutatakse mõlemaid korraga. Ma saan aru, et gümnaasiumite ja kutsekoolide puhul on põhiline ikkagi arv. Kohtade arv grupis on ette antud ja seega võetakse vastu ikkagi see kindel arv parimaid. Kõrgkoolid kasutavad ka lävendipõhist vastuvõttu, sellepärast on ta meil ka olemas. Nii. Siis saab ära määrata avalduste piirmäärad. Avalduste piirmäärad on koolipõhised. See tähendab seda, et iga kool saab öelda, mitu avaldust kandidaat tema kooli esitada saab. Ja see kehtib kindlasti kutsekoolidele, kus on palju konkursse ja gümnaasiumitele, kes teevad eraldi suunaklassidesse eraldi konkursid. Et selle koha pealt on kahte tüüpi lähenemist gümnaasiumitel, et osadel on üldine pingerida ja siis suundade ja klasside vahel jagamine toimub pärast seda, kui selle üldise pingerea alusel on valitud need parimad, kes sisse saavad. Aga osadel koolidel on väga kindlalt paigas suunapõhised klassid ja suunapõhiste klasside sisseastumistingimused on ka erinevad. Seega, kui siis õppur tahab kandideerida näiteks nii reaalklassi kui draamaklassi, siis ta esitab 2 eraldi avaldust ja neid kumbagi menetletakse eraldi ja kummalgi klassil on oma pingerida. Ja sellisel juhul on ka, siit tulevad mänguga need avalduse piirmäärad, et kui koolis on näiteks 5 klassi, siis kool saab otsustada, kas ta lubab õppuril esitada avalduse kõiki 5 klassi või näiteks ainult 2. Nii, siis saab vastuvõtu seadistamisel ära märkida eeltingimused.
millest üks on juba kõigil rangelt paigas, see on eelneva hariduse nõue, mis on põhikoolijärgsed. On olemas kutsehariduses ka erialasid, kus minimaalse hariduse nõuet ei olegi. See on ka võimalus, aga enamusel konkurssidel nii kutse kui kõrgharidusse on ka eeldusnõue ikkagi olemas ja gümnaasiumisse kandideerijatel on kõigil ikkagi nõue olemas, et ta peab olema põhikooli lõpetanud. Ja see on meil vaikimisi sisse kirjutatud ka. Küll aga saab eeltingimusena seadistada näiteks negatiivse hinde puudumine põhikooli lõputunnistusel. Kui andmed registrist tulevad ja on näha, et õppuril on 2 tunnistusel, siis ta lükatakse konkurentsist välja. Samamoodi saab panna näiteks minimaalse nõutud keskmise hinde. Et kõik, kes on alla 3,5 keskmise, nendega me üldse ei räägigi. Süsteem lükkab nad automaatselt välja ja koolil on oluliselt vähem avaldusi, mida on vaja menetleda. Ja ka muidugi lõpueksamitel saab panna seda skaalat, millest madalamate punktidega kool vestlusele või ühesõnaga kandideerima üldse ei lubagi. Kui nüüd kandideerimisele lubamise tingimused on kirjeldatud, siis järgmine etapp on kirjeldada vastuvõtukriteeriumid ehk siis need, mille alusel moodustub pingerida. Ja vastuvõtukriteeriumid laias laastus jagunevad seadistamise mõttes 2 või selle täitmise mõttes on kohustuslikud ja on valikulised. Kohustuslik tähendab seda, et siin ei ole alternatiivi. Kui on öeldud, et peab olema matemaatika lõputunnistuse hinne vähemalt 4, siis 3-dega ei saa. Või see, kellel matemaatika lõputunnistuse hinnet üldse ei ole, see ka kandideerima ei saa. Kui on valikulised, siis on kirjeldatud see, et kas see, teine või 3. Näiteks põhikooli valikeksam. Kui on öeldud, et valikeksam peab olema sooritatud, aga milline neist, see ei ole täpselt ette antud, siis on kirjeldustes antud, ka kool seadistab selle ära, et valikeksam ja siis ükskõik milline neist sul olemas on, see täidab selle valikulise tingimuse. Samamoodi saab teha ka seda, et mõnda kriteeriumit või ütleme näiteks eksami hinnet asendada koha peal tehtud katsega. Seda kasutavad küll põhiliselt kõrgkoolid, ma ei usu, et seda gümnaasiumitel väga vaja oleks, aga see võimalus on olemas. Nii, ja lisaks siis nendele nii eeltingimustele kui vastuvõtutingimustele on võimalik ära seadistada siis ka eritingimused ja lisapunktid. Need on siis nüüd sellised juhud, kus kooli vastuvõtu korras on ette nähtud mingid kriteeriumid, mille alusel saab õppur või tulevane õppur kandidaat eelise. Ehk siis näiteks olümpiaadi tulemused. Kui ta tõestab ära või tõendab ära, et ta on käinud mingil kindlal olümpiaadil, siis selle tulemusel saab siis vastavalt, kuidas koolil on kord loodud, kas lisada talle lisapunkte või märkida ta kohe vastuvõtutingimused täidetud, ehk siis see, et ta läheb pingereas kõige etteotsa teistest mööda, ei pea tulema ühelegi vestlusele, ei pea rohkem midagi tõendama. Ta on vastuvõtutingimused täitnud, ta on juba vastuvõtu ootel. Ja kui need tingimused, mida kool seadistab, tulevad registrist, näiteks kõik, kes on teinud matemaatika põhikooli lõpueksami rohkem kui 85 punktile, kui selline tingimus on seadistatud sisse, siis teeb SAIS selle kontrolli ära ja kool ei pea seda isegi käsitsi menetlema. Ta lihtsalt näeb, et tal on pingeritta tekkinud üks kandidaat, kellel on nii ilusad kõrged tulemused ja ta on kohe vastuvõetav. Ja samamoodi saab panna siis sisse erinevaid lisapunkte ja mille eest see peab olema siis selgelt ja üheselt kirjeldatud
vastuvõtu korras ja avalduse peal on kandidaadil see võimalus, et ta saab märkida, et tema taotleb neid lisapunkte ja tõendada, mille alusel ta neid lisapunkte taotleb, et siis saaks pingereas paremasse, ütleme, et tal oleks paremad võimalused sissesaamiseks. Nii, nüüd me saime siis konkursid valmis, konkursid on püsti, vastuvõtud avatud. Ahah, ma panin siia veel korra selle välja, millest on juba tegelikult olnud juttu, et vastuvõtu kriteeriumeid saab siis üles ehitada kas eksamitulemustest, tunnistuse hinnetest või katsetena. Nii. Ja kokkuvõtkalt panin väikese pildikese meie ühendusest registritega. Praegu siia sai nüüd pandud juurde veel ka see Trimapply, mis on kõrgkoolide jaoks ja tulemas siia juurde on Arno. Et Arnot kasutavatele koolide jaoks tuleb meil ka Arnoga liidestus, see on praegu läbirääkimisel, ei ole veel lõplikult valmis, seega ma teda siia ei pannud. Ja õppeinfosüsteem Tahvel liidestus on meil olemas ja erinevate kõrgkoolide õisidega on meil liidestus olemas. E-kooliga käivad läbirääkimised. Võib-olla see tuleb seega kunagi, et saaks siis hakata vastuvõtute andmeid otse õppeinfosüsteemi saatma. Et Tahvlisse ja kõrgkoolide õisidesse nad lähevad. Ja registripõhised andmed siis tulevad rahvastikuregistrist, tulevad EHIS-est, tulevad EIS-ist ja tulevad Maa-ametist on see liidestus, et kui kandidaat hakkab kirjutama oma aadressi, siis kontrollitakse seda aadressvormi. See põhi on olemas, kui küsitakse seda alternatiiva aadressi rahvastikuregistri omale lisaks. Nii. Ja mida siis kandidaat näeb? Mida me siis kandidaadile pakume? Kandidaat kõigepealt, nii nagu ka iga suvaline või inimene, kes ei ole sai sisse loginud, saab vaadata, millised konkursid on üleval, millised on need võimalused, kuhu üldse kandideerida saab. Kui ta leiab endale sobiva, siis saab tema esitada elektroonilise avalduse. Kui seda on vaja muuta või ta mõtleb ümber ja soovib tühistada, siis vastuvõtuperioodi jooksul seda teha saab. Selleks, et ei tekiks asjatuid segadusi, kui vastuvõtuperiood läheb kinni, siis kandidaat ise enam muudatusi teha ei saa ja peab suhtlema otse kooliga, kui on vaja midagi parandada. Nii, kandidaadi jaoks on see eelis, et SAIS-i kaudu kandideerides tulevad kõik registrites olemasolevad andmed otseavaldusele. Tema aadress, nimi, isikukood, see kõik koos, aga ka varasema hariduse andmed või kehtiva. Kui ta kandideerib, kui kandideerimisperiood algab ju palju varem, siis näidatakse avaldusel ära ka tema kehtivaid õpinguid. Kui ükskord lõpetamise andmed registrisse tulevad, siis SAIS-is värskendamisega saab registritest andmed järele tõmmata. Ei ole vaja mingeid pabereid kuskilt välja võtta ja kooli järgi viia. Ja kui kool on küsinud erinevaid faile, fotot, CV-d, motivatsioonikirja, mida iganes, siis need saab lisada ka otseavaldusele. Ei ole vaja eraldi kooli toimetada. Nii, kandidaat saab SAIS-i kaudu ka teateid, mille kool talle on saatnud. On olemas automaatteated. Osad automaatteated liiguvad koos menetluse protsessiga, et kui koolitöötaja sisestab näiteks katsetulemused ja salvestab, edastab või avalikustab, siis need lähevad kandidaadile. Osad automaatteavitused on meeldetuletused, mis on seotud siis kandideerimise protsessi ja kindlate kuupäevadega. Näiteks saab seadistada selle, et kandidaadile saadetakse meeldetuletus, et sul on homme katseaeg. Ja kindlasti on meil see meeldetuletus, et kandideerimistähtaeg lõpeb homme, sul on avaldus esitamata staatuses. Et ka sellised automaatteated. Teated lähevad nii meilile, kui neid saab korduv lugeda
ka saisi sisse logides. Kui ta on meili pealt oma katseaja teavituse ära kustutanud, siis ta saisis sees, saab seda iga kell uuesti vaadata. Nii ja sellest oli enne juttu, et vastuvõtutöötaja saab saata teateid nii gruppidele kui üksikisikutele. Ja kandidaat näeb ka jooksvat pingerida, ta näeb oma positsiooni. Ei ole olemas avalikke nimekirju kandideerijatest, et kes kus on. Ainukene, mida kandidaat näeb, on see, et millisel positsioonil asub tema oma punktidega. Punktiskaalat on näha, aga kes seal millise punktiskaala taga on, seda ei näe peale iseenda. Ja kui siis kõik protseduurid on tehtud, kool teeb otsused ja annab teada, et õppekoht antud kandidaadile on pakutud ehk kutsub ta enda juurde õppima, siis kandidaat saab saisis vajutada nuppu ja öelda jah, ma tulen õppima või siis vastupidi öelda, et ei, ma loobun, mina teile ei tule. Selleks on ka ette antud kindlad tähtajad, mille jooksul need otsused tuleb teha. Aga see protsess on ülilihtne selles mõttes, et üks klõps ja otsus tehtud. Ja lõpetuseks panin väikese ekraani vaate, mismoodi siis hakkab välja nägema kandidaadi töölaud saisis. Uues saisis, mis on praegu meil piloteerimisel, see tähendab, mõned koolid seda juba kasutavad, aga tal kõik funktsionaalsused ei ole veel 100% valmis. Siis on minu poolt kõik. Suur tänu, Tiina, põhjaliku esitluse eest. Ning lõpetuseks toob meieni ülevaate Haridussilmast kui koolipidajate töölauast Kairit Peekman. Tere! Ma siis proovin ka oma slaide jagama hakata, aga kuna ma tahan ka Haridussilma näidata, siis võib-olla see on natukene trikim. Nii, nüüd vist peaks olema näha. Kadi, ütle häälega, sest ma ei näe sind. Ja, on kenasti näha. On näha, jah. Vot, et mina siis tahaks rääkida õppimiskohustuse täitmise ülevaate aruannetest Haridussilmast. Ja kuigi välja oli kuulutatud pidajale, siis tegelikult meil tulevad juhtimislauad nii koolile kui pidajale mõlemale. Ja võib-olla natukene remargi korras veel Tiinale, et tagasi põrgatada natukene, et sul oli väga ilus joonis, kus erinevad tooted olid välja joonistatud, aga Haridussilma ma seal kahjuks ei näinud. Ja vabandust, see on jäänud lisamata. Et mitte, et Haridussilm nüüd nii oluline oleks, aga lihtsalt tegelikult Haridussilm saab ka saisist andmeid tulevikus ja sellest kõigest ma ka räägin natuke. Ma muidu võib-olla küsiks, et kes veel ei ole Haridussilmaga kunagi kokku puutunud, aga kuna kutses oli juba kirjas, et Haridussilmast tuleb juttu, siis ilmselt kõik on kokku puutunud Haridussilmaga ühel või teisel ajal. Aga ma küsiks hoopis seda, et kas võib olla teie seas inimesi, kes ei ole märganud siin veel seda sisene nuppu. Tegelikult see ei ole väga uus, aga ta ei ole ka väga vana, ta on umbes novembrikuust Haridussilmas olemas. Ja kui siia sisene nupule vajutada, siis saab liikuda Haridussilma sisekeskkonda, me nimetame seda ka kvaliteedimooduliks. Ja meie tegelikult viimase paari aasta peamine arendusfookus ongi olnud selle sisekeskkonna või kvaliteedimooduli loomisel. Ja kuna me oleme peamiselt keskendunud arendamisele, siis meil siin täna sisu väga palju ei ole, aga meil siiski natuke on, et kui te sinna lähete, siis võite mõnigi teist võib üllatuda, et seal leidub midagi teile. Aga edasi liikudes siis tänase teema juurde, et oleme siin analüüsinud, et millised võiksid need peamised vajadused olla, mille kohta siis sellist juhtimislauda teha.
ja eks need vajadused on seotud paljuski eelkõnelejatega ja nende kogutavate andmetega. Et kooli vaates me oleme praegult näinud, et võib-olla selline põhivajadus on siis anda selline ülevaatlik tabel või aruanne selle kohta, kes on siis need väljalangemisohus olevad õpilased konkreetses koolis. Ja koolipidaja puhul tegelikult oleme tuvastanud nii-öelda 3 use case'i, kui kasutada arendusmaailma sõnu, et meil oleks siis õppimiskohustuse mittetäitjad, kes on ka täna juba järelevalvatavad koolipidajate poolt või kohalike omavalitsuste poolt õigemini. Ja siis väljalangemisohus olevad õpilased võib-olla siis selle erisusega, et kui kool näeb seda väljalangemisohus olevat õpilast oma kooli vaates, siis kohalik omavalitsus näeb siis kogu tema haldusterritooriumil elavate õpilaste lõikes seda, ehk seal võib olla väga palju erinevaid koole ja mitte üldsegi ainult tema pidamisel olevad koolid. Ja kolmas selline olukord, kus võiks olla vaja sellist ülevaate aruannet, on siis just seotud SAIS-iga, et kui meil on see põhikoolist gümnaasiumisse üleminek ja on vaja aru saada, kui palju õpilasi on, lõpetajaid on kandideerimas, kui edukad nad olnud, kus nad on juba jõudnud, kes on kus siin tee peal, siis selle kohta oleks ka justkui aruannet vaja. Tegin siia nüüd väikse sellise slaidikesega meie sellest sisekeskkonnast ja kvaliteedimoodulist. Nagu ma ütlesin, on ta olemas meil novembrist 2024. Täna me keskendume juhtimislaudade moodulile, aga tõin ka teised moodulid pildile, sellepärast et varem või hiljem te hakkate nendega kokku puutuma. Et kogu kvaliteedi hindamine enesehindamise mõttes koondub haridussilma ja haridussilma tuleb ka planeerimismoodul koos arengukava koostamise võimekusega. Aga täna me neist ei räägi, räägime ainult juhtimislaudadest kui töövahendist, tulevasest töövahendist siis nii pidajatele kui koolidele kui HTM-ile endale. Ja nagu siin eelkõnelejatest ka välja tuli juba ettekannetest, siis meie põhilised andmed pärinevad EHIS-est. Just nagu Margo rääkis, siis EHIS-es on meil õpilaste andmed, õppimiskohustuse täitmise või mittetäitmise andmed ja nüüd tulevikust ka siis väljalangemisohus olevate õpilaste ehk nende juhtumite andmed. Ja SAIS-ist saame siis põhikooli järgse kandideerimise andmed. Üks oluline asi tegelikult on veel, mille ma siia ühe lausena kirja panin, et kui te imestate, kust haridussilma õigused tulevad kasutajatele, siis kogu haridussilma õiguste süsteem baseerub EHIS-e kasutajate haldusel ehk sisuliselt nii koolipidajad kui COVID ehk ka koolipidajad kui COVID kui õppeasutused, et kasutajaõigusi haridussilmas saab siis anda EHIS-e kasutajate halduse juures ehk siis need, kes on siis kas õppeasutuse adminid või KOV-i adminid saavad siis haridussilma õigusi edasi anda teistele kasutajatele. Aga see on ka juba pikem teema ja ilmselt vajab kuskil mingis teises kontekstis lähemat tutvustamist. Panin slaidi peale teile ka pildi siis ühest sellisest demo juhtimislauast, mida me oleme ette valmistanud, aga tegelikult ma tahan teile seda ikkagi näidata päris haridussilmas juba, et siin on nüüd siis, see on meil arendustesti keskkond. Ja siin on siis nüüd selline esialgne kavand selleks aruandeks, mis on siis mõeldud õppeasutusele. Ja siin võib-olla nagu me saame selliseid statistilisi sissevaateid siia väga erinevaid lisada vastavalt teie soovidele, et selles osas me hea meelega kuulame ka teie tagasisidet ja vajadusi, et milliseid näitajaid siia visualiseeritult soovite. Aga ma arvan, et selline põhitöövahend
saab olema see suurem tabelikujuline sissevaade siis nendest juhtumitest, mida siis konkreetses koolis on algatatud. Et siin on praegult oleme välja üritanud tuua siis sellised peamised võib-olla filtrid, mis teil vaja võiks olla, et üks on seotud, vahepeal suutis keskkond ära hanguda ja kohe me lähme tagasi. Nii. See on meil testkeskkond, siis ta on natukene aeglasem ja annab igasuguseid teavitusi. Ühesõnaga, et võib-olla siis jah, et kuna EHIS-esse lisanduvad need erinevad juhtumistaatused, et nende põhiselt saab siin filtreerida tabelis andmeid, saab isikukoodi põhiselt otsida, siin on võimalik otsida. Meil täna ei ole siin väga palju andmeid, sellepärast et EHIS-es veel arendatakse seda osa ja meil ei ole ka näidisandmestik väga suur, tegelikult te näete siin ainult 3 juhtumit justkui. Ja kindlasti neid testandmeid tekib meil aja jooksul juurde, lihtsalt kuna EHIS saab oma osa valmis uue õppeaasta alguseks ehk augusti lõpuks, siis meil ka sõltuvad aruannete arendused EHIS-e arendustest ja EHIS-e andmekorjest, et me ei saa EHIS-est kiiremad olla, kuna me kuvame EHIS-e andmeid välja. Siis saab otsida nime järgi ja elukoha järgi ja siis siin on näha veel, et siin on välja kuvatud õppuri klass ja kuna juhtum on algatatud, kuna juhtumit on viimati uuendatud ja kes on siis see, kes seda on teinud. Need andmed baseeruvad küll kõik EHIS-est ja siis tellimus oli ka selleks, et näidatakse vanemate siis rahvastikuregistri järgseid kontaktandmeid. Et ka siin siis tekib võimalus, et sa saad nagu põhimõtteliselt ühe lapsepõhiselt neid ka vaadata. Need tabelid on omavahel interaktiivsed. Ja selles mõttes, et neid igasugusi väiksemaid statistilisi vaateid täna, kui meil on siin näidisandmetes 3 juhtumit, see muidugi tundub natuke kummaline seda niiviisi suurte tulpadena siin vaadata, aga laias laastus siia siis on võimalik igasugusi erinevaid selliseid KPI-laadseid näitajaid lisada. Et ma klikin nad korra läbi, siis te näete juhtimislaudade lahendus ise, kus ma siin täna klikin, on võib-olla paljude jaoks uus. Selle funktsionaalsustega tutvumist ma ei saa ka täna või nende funktsionaalsuste tutvustamist ma ei saa täna teha, sellepärast et täna ei ole selleks aega. Aga siin on väga erinevaid võimalusi, mida nende siis erinevate graafikutega teha saab. Ja teisena tahtsin näidata siis ka seda kohalikule omavalitsusele mõeldud juhtimislauda, et siin meil täna ei ole üldse väga andmeid välja kuvada, aga nagu ma rääkisin, on need 3 põhilist olukorda. Ehk siis siia peaks tulema meil aruanne nendest õpilastest või ütleme lastest, kes siis peaks koolikohustust täitma, aga pole ühegi kooli nimekirjas, ehk nad on juba siis jõudnud sellisesse staatusesse, et nad ongi mittetäitjad. Siin väljalangemisohus õppurite aruanne on tegelikult analoogne selle koolivaate omaga. Siin täna andmeid meil ei ole, sellepärast et COVID tasandil meil praegu näidisandmeid ei ole. Aga ma näitan, et siis need filtrid ja veerud oleksid siis üsna sarnased sellele koolivaatele, lihtsalt siin on õppeasutus juures ja õppeasutuse, siin võib siis olla väga palju erinevaid õppeasutusi KOV-il, kuna
nagu ma ütlesin, küsimus ei ole selle KOV-i territooriumil tegutsevates koolides, vaid tegelikult siia jooksevad kokku kõikide selle kooli KOV-i haldusterritooriumil elavate õpilaste juhtumid. See tähendab seda, et siin võib ka olla väga kaugel asuvates koolides olevaid juhtumeid. Ja samamoodi on siis ka võimalik seda rahvastikuregistri järgset kontaktandmeid siin välja kuvada. Seda ei ole mõtet mul praegu vajutada, sest andmeid ei ole. Ja ülejäänud need graafikud on siis tulevad sarnased, kui andmed sees on. Et tegelikult need aruanded töötaksid sellisel juhul, kui siin oleks alusandmed olemas. Ja see kolmas juhtum, kui ütleme need 2 esimest use case'i või kasutusjuhtu me paneme tööle juba selle septembriks, kui EHIS hakkab andmeid koguma. Aga siis põhikooli järgne edasiõppimine, sellega me siis tegeleme siin veel siis kuni järgmise aasta vastuvõtu ajani, kui kogu see vastuvõtt kolib Saisi. Ja siis see aruanne hakkab olema täielikult siis Saisi-põhine kandideerimiste osas, kuid siia tulevad juurde kindlasti mingi hetk ka sellised EHISesse kantud õppimised või vastuvõtmised. Ehk et üks asi on see, et kui laps kandideerib ja ta on nii-öelda justkui vastu võetud, aga tegelikult oluline aspekt on ka see, et ta peab jõudma EHISesse ja olema ka seal õpilaste nimekirjas. Et praegult olen ise mõelnud nii arendajaga ka arutanud, et võib-olla see väljalangemisohus olevate õppurite vaade nii koolil kui siis KOV-il, et see on reaalajaline ehk selles mõttes, et ta töötabki otse kohe EHISe andmestiku peal. Et kui EHISesse kantakse muudatus, siis see tuleb ka siin nähtavaks. Aga siis see väljalangenud, kes on siis juba mittetäitja staatuses, kes ei ole enam ohus, vaid juba ongi päriselt mittetäitja, et selle aruande ilmselt me teeme kuskil ööpäevase täpsusega, et seda ei ole mõtet reaalajaliselt näidata, kuna seal ei toimu need muudatused nii kiiresti ja piisab, kui ta on päevatäpsusega. Ja hetkel ei ole mul ka paremat mõtet põhikooli järgse edasiõppimise kohta, et mul on tunne, et päevatäpsusest siin juhul piisab. Et laias laastus on siis need sellised põhilised aruanded, mida me hakkame koolile ja KOV-ile tulevikus pakkuma. Ma vaatan, kuidas mul siin slaididega sai. Ma arvan, et selle ma käisin nüüd üle juba ja siis oligi kõik. Et tänan ja tegelikult see meiliaadress siin slaidi peal on väga oluline, et kui teil on nüüd tunne, et te tahaksite meile kindlasti midagi öelda, mis seal juhtimislaual olemas peaks olema, ma suutsin ise hakata endale sõnumit saatma. Et kui te tahate öelda meile, et siin midagi peaks kindlasti juhtimislaual olemas olema, siis kirjutage meile ja ma ütlen, et kuskil, no kui me ei jõua augustis, siis septembris kindlasti, aga võib-olla juba juunis tuleme me neid samu demoaruandeid osadele KOV-idele ja koolidele ka näitama ja küsima tagasisidet, et saada võimalikult parem tulemus, sellepärast et need aruanded peaksid olema ikkagi teile töövahendiks ja te peaksite saama kaasa rääkida, et milline ta siis olema peaks, et sellest teile päriselt abi oleks. Aga laias laastus ma arvan, et sai mul nüüd kõik. Aitäh, Kairit. Ja kokkuvõtvalt võib öelda siis seda, et me saime teada, kuidas erinevad infosüsteemid EHIS, SAIS ja Haridussilm toetavad õppimiskohustuse reformi rakendamisel. Nii et aitäh, et olite meiega ja soovime teile edu igapäevatöös. Aitäh!